Voila, töötabki. Kes palju liigub ja palju tööd teeb, see peab ka palju puhkama, et elus peavad asjad olema tasakaalus ja ma ütlen ausalt, ma olen õnnega selles suhtes koos, et ma olen leidnud ja et meie perel on selline puhkamispaik siin tõeliselt Läti piiri ääres, Lõuna-Eesti südames, et see on väga hea koht, et me naudime igat hetke, kui me siin oleme. Noh, peab tunnistama, et tegelikult ütleme niimoodi, et vähemalt pooled toidukorrad oleme me kohe kindlasti õues, nii kui ilm lubab, nii me oleme terrassil ja noh, alates tänasest läks olukord palju lihtsamaks ja palju paremaks, nii et väikse vihmasabina või isegi mine tea, võib-olla isegi väikse lumesabina korral tuleme välja ja teeme grilli, sest grillida meie perele meeldib. Ma arvan, et palju räägitud hommikukohvi, raamatu lugemine, võib-olla arvuti taga meilidele vastamine on isegi, ma arvan, et üks väga oluline koht ja just seda värskes õhus teha. Ma olengi seda tegelikult värskes õhus väga palju teinud, et kõik oma tööasjad püüad ka välja tuua. Sõpradega hängimine, peale sauna lihtsalt aja võtmine ja miks mitte ka väike lõunauinaku tegemine, et terrass on igas mõttes igaks asjaks väga vajalik koht. Suve kodule markiisi otsima, siis tegelikult hakkas sealt mõte mõlkuma ja olles praegu näiteks avamas just Tallinnas talujäätist külma kohvikut, tekkis mõte ka kohvikule panna näiteks siseruumi hoopis väike markiis. Et markiis ei pea olema üldse alati praktiline asi, ta on ka tegelikult nagu sisekujunduselement ja siuke nagu ka iluasi.